personali ja äh, olen olnud enne kursis joogaga ja alles siis, kui ma hakkasin õppima süvenenud coaching ut, siis ma mõistsin, et need asjad on väga-väga lähedased ja väga-väga sarnased just selles mõttes, et inimeste kohalolek, empaatia, hinnanguvaba kuulamine ja inspireerimine, valikute andmine, see kõik on tegelikult mõlema selle distsipliini osa. Ja see on ka põhjus, miks ma hetkel olen nüüd liikunud seda teed, et need mõlemad hästi südamelähedased sellised õpetused ja ka väljendused on minu tööriistadena koos. Ja jagan teiega ka pisut oma slaide, aga enne seda on mul küsimus siis laiale ringile ka. Ja enne küsimuse esitamist muidugi lepime kokku, millised on meie reeglid. Ja reeglid on sellised, et küsimusele saab vastata loomulikult chatis, aga väga kena on, kui saate teha lahti oma mikrofoni, sellega aitab meid Sebastian ja tõstate üles siis oma käe, kes tahab küsida. Ja küsimuste ning vastuste järjekord on vastavalt sellele, kuidas käsi tõuseb. Ja kuna mina olen siis täna selline peamine rääkija, siis esitan ka esimese küsimuse. Ja esimene küsimus on mul selline. Kas meil õnnestub ainult sisse hingata? Sa võid seda proovida ka, igaüks võib proovida, kui kaua sul õnnestub endal sisse hingata ja kas meil õnnestub hingata ainult sisse. Ja vastuses kirjutage chatti või tõstke käsi. Mõnda aega õnnestub ja äh, jah. Jah, õige vastus on ei ja tegelikult arvestades seda, et pikalt ei õnnestu, sisse-välja hingamine käib ikkagi järjest ja täpselt sama põhimõtte järgi toimib ka jooga ja täpselt sama põhimõtte järgi tegelikult käib elu meie ümber kogu aeg. Ja ka see, mis näiteks coaching us väga suuresti ka päevakorral on inimeste vaimne vorm. Ja see vaimne vorm on väga suuresti tingitud sellest, et me ei saa ainult pingutada kogu aeg. Ja jooga sõnastab sissehingamist nii-öelda kasvamisena, arenguna ja iseenda ego tugevdamisega ja enesekindluse suurendamisega. Aga kui me kogu aeg ainult pühendume sellele, et me tahame tulemust, siis mis lõpuks see tulemus tegelikkuses olla saab inimese jaoks? Kui me ainult hingame sisse või ainult pingutame ja pingutame. Küsimus jälle teile. Ülepingutamine ja kuidas see ülepingutamine inimesele tunda annab? Läbipõlemine. Jah, pidev stress ja läbipõlemine ja seda siis seetõttu,
millele tegelikkuses jooga väga tugevalt on üles ehitatud ja õnneks ka tänapäeva teadus viitab sellele hästi juba valju häälega. Jah, vastus on segadus, integratsiooni puudumine, õige. On tegelik põhjus see, et inimene on, kas me tunnistame seda endale või ei tunnista, osa loodusest. Ja looduse rütm on alati selline, et pingutusele järgneb lõdvestus ehk sissehingamisele väljahingamine ja kui me seda tähele ei pane, siis tõepoolest võib juhtuda nii, et meie vaimne vorm saab kannatada. Me satume konfliktidesse, me ei mõista enam ennast ja kaotame ühenduse iseendaga. Ehk siis tegelikkuses nii jooga kui coaching on mõlemad need, mis aitavad inimesi, kes on omadega jõudnud sinna, kus nad võib-olla ei oska enam edasi minna ja toetavad erinevate mustrite muutmist, nii mõttemustrite kui käitumismustrite muutmist. Nii et jooga ja coaching on justkui erinevad. Rääkides kõigepealt ärimaailmas joogast, siis tundub, et need on need inimesed, kes ümisevad, ei söö midagi ja üleüldsegi ei ole kõikidele arusaadavad. Tegelikkuses jooga põhimõte on hoopis sügavam ja väga-väga sarnane meil looduses kehtivate erinevate rütmidega. Ja selleks, et iseenda vajadusi märgata, me peame kõigepealt aru saama sellest, kuidas loodus käib. Öö ja päev, töö ja puhkus, pingutus ja lõdvestus. Ja mida joogas kõigepealt kõige rohkem õpitakse, on lõdvestumine. Mida me coachingus teeme inimesega, kõigepealt toome ta kohale. Ja nüüd ma siis jagan teiega ka slaide, et te saate siis näha mõnda minu niisugust näitlikku arusaama ja coachingu ning jooga selliseid ühenduspunkte ja võib-olla ka väikeseid eristumisi, mis samas aitavad väga hästi meelde jätta seda jooga vaadet. Nii et jooga ja coaching erinevad, samas sarnased arengumudelid ja meie ümber on levinud takistused, mis nõrgestavad vaimset vormi. Te kindlasti oskate ka ise neid nimetada. Kes tahab kohe nimetada, tõstab käe ja Sebastian avab mikrofoni. Seni mina toon teile mõned näited juba siin ekraanil ette. Ma küsin igaks juhuks, kas kõik näevad minu slaide? On näha? Väga hea. Nii, kannatused on siis see väljend, mida ütleb jooga. Et inimene põhjustab elu jooksul endale ise kannatusi, erinevaid kannatusi. Coachingus me ütleme, et meil on vaja ületada takistused selleks, et areneda ja minna edasi kas siis oma professionaalses arengus või sisemises isiksuslikus arengus. Ja sellised suuremad kannatused, mida inimene oma tegevusega, kui ta ei jälgi seda looduse rütmi ehk pingutus, lõdvestus, vaheldumist, on ärevus, unehäired. Tavapärasemad on juba keskendumisraskused, keeruline fookust hoida ja tänapäeval me arvame, et me teeme mitut asja korraga ja oleme selles hästi osavad. Aga kui meil on mitu fookust, kas või 2, see tähendab seda, et
Üks silm vaatab ühele poole, teine teisele poole. Ja päriselus tähendab see kõrtsilmsust ehk seda, et me ei jõua mitte kumbagi fookusega edasi. Nii et fookuse hoidmise keerukus, pidev mõtete vool. Võite ka chati kirjutada, kes on aeg-ajalt kimpus sellega, et mõtted justkui käivad omasoodu ja ei oska peatada neid, seda mõtete voolu. Siis vastuolu iseenda väärtustega. Peamine siin on, kas sina ise ja sinu vajadused või töö. Siis pikapeale võib kujuneda meis otsustusvõimetus, kaalume hästi pikalt ja kõik see tekitab meis enesehinnangu languse ja enesekindluse puudumise. Kas kellegile võib niisugune kannatus või takistus, kuidas iganes me selle olukorra kohta ütleme, tuttav ette tulla? Kui tihti seda esineb? Meil endal või meie klientidel? Saate mõelda. Joogas öeldakse, et see, et inimene pidevalt praktiseerib, teeb ühe harjutuse ja teeb seda ühte harjutust iga päev, ehk et ta on järjepidev, järjekindel. See on sisuliselt kõikide nende kannatuste juba nii-öelda varases idueas väljakitkumine. Joogas öeldakse, et tuleb hoida oma peenar puhas umbrohust. Ehk aed peab olema rohitud, siis saab seal kasvada see, mida me kasvatada tahame. Coachingus me räägime takistuste ületamisest ehk keegi on justkui kusagil kännu taga, aga me peame selle takistuse ületama selleks, et saada järgmisele arengutasemele. Et need on erinevad väljendid, sisuliselt tähendavad nad ühte ja sama. Ja muidugi coachingus on veel üks väga hea selline uuriv küsimus, et mis veel meid takistab ja mis veel ma saaksin teha, ehk kas on kusagil veel mõni idu, mille me oleme lasknud juba kasvada suureks taimeks või võib-olla isegi puuks, mida siis maha võtta ehk et mustrit muuta on kordades keerulisem. Ja meie aju, mis on pidevas oravarattas, kiirustab ja sellises jooksvas mõtete voolus on jooga tõlgenduses justkui ahvimeel. Tõenäoliselt olete kuulnud sellist väljendit nagu monkey mind, ehk et seal on palju, aga kinni püüda justkui ei tea millist ja mida võib. Ja jooga ütleb sellise seisundi kohta, et see on rahutu meel ja rahutu meel on nagu purjus ahv, keda on salvanud skorpion. Ja see tähendab seda, et inimene, kellel on selline rahutu meel ja kes ei ole keskendunud ja ei tea, mida ta teeb või kuhu ta läheb, on kinni oma samskaras ehk sanskriti keeli on see muster. Coachingus me räägime, et inimene peab muutma oma mustrit sellest, et aru saada, kuhu ta läheb ja kuidas ta oma sammud seab. Ja siin on tavapäraselt toeks siis coach. Ja peamiselt selle vaimse tervise takistuse või siis joogakeeli ahvimeele kutsub esile siis looduse poolt seatud loomuliku rütmi eiramine. Ja mida me siis selleks vajame, et sinna iseendaga ühendust tagasi saada? Me tahame, et me märkaks, millal tuleb aeg maha võtta. Meil on vaja otsust, et tegutseda. Ja selleks, et teada, milline see otsus on ja milline on lahendus, on inimestel vaja lõdvestamisoskust
ja järjekindlat harjutamist ehk edasiminekut samm-sammu haaval, ükskõik kui väiksed need sammud on ja võib-olla natukene ka vales suunas. Aga et siis tulla ja märgata tagasi sinna, kuhu sa minna tahad. Ja lubasin rääkida siis sellest, et mis on erinevused ja sarnased ja mis on selle jooga kasutamise kasu näiteks coaching us. Kuidas mina olen seda kasutanud ja ma jõudsin selle juurde tegelikult nii, et inimesed küsisid ise minu käest. Näiteks üks coach'i, kui me temaga vestlesime ja uurisime, siis tema niisuguseid mõtteid ja edasiminekuteid, siis pannes päeva niisugust teemat paika, me nagu kuidagi selleni ei jõudnud ja lõpuks ta ütles, et tead, mul on kõik olemas, mul on olemas väärtused, mul on oma päev jagatud, ma tean, kui palju ma endale pühendan, ma tean, kui palju mul on tööd vaja teha ja kui palju ma selleks aega võin pühendada, aga näita mulle üks kohe kasutatav tehnika, et ma suudaksin valida seda, mida ma praegu teen. Ja see oli minu jaoks nagu selline esimene ahaa-moment, et okei, sul on vaja sellist asja. Ja me tegime selle siis kõige esimese katsetuse kohe koha peal läbi. Ja see ongi niisugune keskendumise harjutus, et oletame, et on siis kas sarnane situatsioon nagu minul konkreetselt oli, et me olime juba tükk aega otsinud seda, mida inimene vajab. Või siis võib ette tulla, et inimene jookseb oma tööpäevast, ta on endale võtnud aja, ta tuleb coaching usse see tund-poolteist ja sa tegelikult näed, et ta ei ole kohal. Ja talle on vaja luua see ruum ja saada ühendus iseendaga. Siis kõige lihtsam, seda kasutatakse ju ka näiteks paanikahäirete korral, on see, et keskendu oma hingamisele. Ja need, kes on seda proovinud, teavad tegelikult väga hästi, et paar minutit ainult oma hingamise jälgimist toob sind nii-öelda nagu iseendasse tagasi. Ja siis selleks, et saada rohkem iseendasse, on ka hea iseennast puudutada. Näiteks katsud oma kaela, jälgid oma turja ja kontrollid oma keha ehitust. Oled sa sirge ja saab siis oma pea klaariks ja selle igavesti vadistava purjusahvi, mõelge, ahv on isegi hästi energiline, kui ta veel purjus on, et kuidas teda vaikima saada, siis kõige parem metoodika, mis ma ka olen oma klientidega koos läbi katsetanud, on see, et sa koos hingamisega liigutad iseennast ka. Et siis ei tundu ka nendele inimestele nagu võõras või veider, kes joogast mitte midagi ei tea ja nagu ei usu sellesse, et mis asja, mis jälghingamis, mis see veel tähendab. Et ma ei suuda praegu nagu umbes kuulata sinu juttugi veel, ma hakkan mingit hingamist jälgima. Aga siis ongi, mida ma tegelikult, mis ülesande ma inimesele annan. Ülesanne on siis selline, tõuske nüüd ise ka kõik püsti, arvutite taga, mina teid ei näe, teie kaamerad on kinni. Ma lähen ise nüüd ka siis ekraanist pisut kaugemale, et te näeksite mind liigutamas ja on kõige esimene ja kõige lihtsam selline keskendumise harjutus. Ja iseendale, oma enesetunnetusele keskendamine on see, et sa lased käed alla, lõdvestad õlad, käed ripuvad nagu nöörid, lõdvad kõrvad. Proovi, siis hakkad vaikselt sisse hingama ja tõstad samal ajal käsi eestpoolt üles.
ja tõstad nii, nagu nad sinul niimoodi loomulikult lähevad, nad ei pea minema täpselt kõrvade juurde. Ja välja hingates tood nad alla täpselt nii pikalt, kui sinu väljahingamine on. Ei proovi mitte midagi pingutada kõigest just. Jälle uuesti sisse. Jõuad üles ja hingad välja. Jõuad alla, lõdvestad. Uus sissehingamine. Ja väljahingamine. Tee veel iseenda järgi 3 korda. Ja siin on oluline just see, et sa ise kogu aeg juhid oma käsi. Nad ei kuku sulle alla. Ja sa ei vehi huupi, vaid see käib koos hingamisega. Hingamine juhib sinu käsi. Sa saad ise oma meelega, kehaga ühendust. Ja siis, et nüüd veel terve kehani jõuda kuni varvasteni välja, siis seesama harjutus ja selle harjutusel sa tõused lihtsalt varvastele. Tõused varvastele, tõstad käed üles. Ja lähed vaikselt kandadele tagasi ja tood käed alla. Ja selliselt ka oma hingamise rütmis. Mitte midagi ei pinguta. Ja mitte kuhugi ei ole kiiret. Mitte millegi peale ei mõtle rohkem kui ainult selle peale, et su käed tõusevad, su varbad lähevad kikivarvukile ja uuesti kandadele tagasi. Ja viimane kord veel hästi sügavalt sisse. Pikk hingamine. Ja pikk välja hingamine. Ja selle hingamise juures ei olegi tegelikult nii väga oluline, et see oleks sügav hingamine, sest kui sa ei ole harjunud hingama, siis sügav hingamine võib tekitada sellise olukorra, et su pea hakkab ringi käima. Aga siin on oluline just hingata nagu hästi rahulikult, nagu pikalt, lihtsalt ja nii pikalt, kui sulle sobib, üldse mitte pingutades. Kas proovisite? Kes proovis, tõstab käe üles. No, mõned proovisid. Mis tunne oli? Kas tunne läks rahulikumaks? Kas tundsid, et oled jõudnud oma kehasse? Siis kui klient on jõudnud siis sellise rahuliku hingamise ja liigutusega oma kehasse, siis on hästi oluline hoida niisugust lahendustele avatust ja positiivset emotsiooni. Ehk kontakt sinu keha ja meelega on sinu sisemise potentsiaali selline käivitav jõud ehk et ei sinu aju, sinu vaim, sinu meel ei toimi üksi, vaid siiski koos kehaga, see on kõige lihtsam viis
iseendaga koos olla seal, kus sa oled. Ja praktika käigus olen näinud, et see hingamine koos liikumisega ei tundu inimestele nagu selline veider, igav või mõttetu. Ja siis saabki ennast selliselt hästi kiiresti maha laadida ja kohale tuua. Et mõned sellised head võtted saate jälle minuga koos kaasa teha. On võimalikud teha näiteks ka täiesti igapäevaselt kontoris, kui sa tunned, et sa oled väsinud, sa vajad puhkust ja pea sellist tühjendamist, siis võtta kohe oma keha appi ja seisa sirgelt, pane mõlemad tallad võrdselt maha ja hinga sisse hästi suurelt laialt ja nagu ringutades pane käed siia kukla peale. Ja välja hingates too kõigepealt vasak kand ette ja siruta oma küünarnukid taha. Selline mõnus ringutus. Sisse hingates lase küünarnukid tagasi ja jalg tagasi ja välja hingates teine kand ette. Mõnusasti sõdvaks. Ja jälle. Nii. Vahepeal oli väike interneti kõikumine ja harjutus siis uuesti. Hingad sisse, sirutad kanna ette ja tõstad varbad püsti ja ringutad küünarnukid tahapoole. Hingad sisse, tood küünarnukid ette tagasi ja jala kõrvale. Teine jalg kannale natukene endast eemale. Hingad välja, sirutad, ringutad ja sisse hingates jälle tagasi. Ja selliselt saab nagu kogu keha sirutada ja venitada. Proovi seda nüüd mõned korrad veel. Ma toon kiiresti arvutile laadija. Väike internetikatkestus oli millegipärast jälle huvitav. Nii, olen kuulda näha. Ja, kõik on hästi, Kaire. Väga hea. Nii, ja nüüd veel, mida saab teha jälle kogu keha aktiveerimiseks, et sa siis oled peale seda ka niimoodi mõnusalt väsinud, mõnusalt samas nagu valmis istuma, et see on see nagu suusahüppaja harjutus. Nii et kui ma olen selliselt küljega teie poole, siis te tõenäoliselt näete, hingad sisse ja hingad ennast hästi pikalt ja välja hingates tuled täiesti sirgelt, kallutad ennast ettepoole. Ei kalluta ennast keskkohast, vaid tuled ettepoole nagu terve kehaga ühes tükis ja jääd siia koha peale hingama. Ja hingad siin nii kaua, kuni sa tunned, et kõik su lihased lähevad pingesse. Kõik su lihased hakkavad tööle, lähevad pingesse ja siis tuled keskele tagasi ja lõdvestud. Et see on selline väga hea püstine, sa ei pea selleks minema kusagile pikali, et pingutus, lõdvestus, rütmi kogeda, vaid pingutad, kallutad ennast ettepoole. Varvad on pinges, kannad on pinges, sääred, kintsud, vaagen, selg, ülaselg, kael ja kuni peanupuni välja.
ja siis lõdvestad tagasi ja mõtled, kui hea on lihtsalt seista. Ehk et niisugused lihtsad harjutused selleks, et lõdvestuda ja puhastada oma mõtted ja rahustada see ahvimeel. Ja siis on hea korraks istuda, rahulikult istuda ja pöörad peod ülespoole ja meenutad kõige esimest asja, mis sulle tuleb meelde, mis sind kindlasti sellel hetkel rõõmustas ja sa suudad praegu seda rõõmuhetke ja seda tunnet uuesti manada. Meenuta kõigepealt, mis oli see situatsioon, moment, mis sind rõõmustas. Meenuta see, mis sind rõõmustas, mis sul kõige esimesena meelde tuleb. Et sa olid tõeliselt rõõmus. Siis pane oma nimetissõrm ja pöial kokku selliselt ja vajuta siia pöidla sisse nii kõvasti, kui sa saad. Justkui ankru ja tunneta nüüd seda rõõmu, mida sa endale meenutasid. Sul võivad käed olla rahulikult süles. Vajuta see tunnetus ankruks enda sisse. Lase sellel heal ja rõõmsal tundel mööda oma keha laiali minna. Pane pihud kokku ja hõõru soojaks. Ja siis lõpetuseks, kui sa niimoodi mõnusasti istud, südames ja kogu kehas on selline rõõmu ja rahulolu tunne, pane endal need soojad pihud silmadele. Hoia silmad kinni ja hinga läbi pihkude sisse ja välja. Ja tee seda ükskord veel sisse ja välja. Ja nüüd, kui silmad pihkude all lahti teed, oled puhanud ja värske. Ja endaga täiesti rahul, valmis iseendaga tööd tegema, oma kannatustesse süvenema ja otsima, kuidas nendest kannatustest vabaneda või kuidas oma takistusi ületada. Ehk et niisugune väike praktika. Teooriana siia juurde jälle see eesmärk näiteks coachingus. Tavaline niisugune visuaal on see, et öeldakse, et roni oma mäkke ja mõtle selle peale, et kas see ikka on sinu mägi. Ehk et jah, coachingus me püüame ronida, püüame edasi minna. Jooga võtame siia kõrvale, siis seal on selline kõige lihtsam paralleel, on harjutus ja see on füüsiline või vaimne ja sanskriti keeles, kes teavad, nimetavad seda asanaks. Ja tegema peab kõige rohkem seda harjutust, mis on sulle kõige raskem. Siia mina olen joonistanud selle harjutuse, mis minu jaoks on kõige raskem. Sirgete jalgadega istumine ja sirge seljaga painutamine ette. Et see on see, mida mina pean järjekindlalt harjutama, sest nii nagu ma natukene rohkem püüan seda teha, nii mul tekib sinna kohe mingisugune takistus või kannatus ehk valu. Ja nüüd täpselt põhimõtteliselt sama nagu coachingus on see, et sinu eesmärgid peavad olema ikkagi tehtud väiksemateks osadeks ja peavad olema sinu eesmärgid. Ja kui ta on liiga kõrge see mägi, siis võib tekkida see,
et sa loobud sinna ronimast. Täpselt sama on ka joogaga. Kui see on sulle liiga raske, sa tunned, et sa ei suuda rohkem, sa ei taha rohkem, sa ei taha pingutada, siis võib juhtuda, et sa loobud. Aga nii coaching kui jooga mõlemad on tegelikult kogemuslikud praktikad. Sa saad aru sellest kasust siis, kui sa seda koged. Nii et nii erinevus ja sarnasus mõlemad on olemas, ehk siis coachingu puhul coach'i küsimused võivad olla valusad nagu nööpnõelad tooli peal ja joogas seesama asend või harjutus või see järjekindlus, selle sama ühe ja sama harjutuse järjest paremini tegemine millimeetri haaval võib olla tegelikkuses väga suur pingutus. Aga see on ainus, mis nagu edasi viib, samm sammu haaval. Ja nii coachingu kui jooga ühine eesmärk tegelikkuses on areng. Ja samm-sammuline eesmärgi poole liikumine ehk tegelikkuses tasakaalu leidmine. Ja võrdluseks kõik coach'id teavad, et coach on seal kohas, kus on klient. Alustab sealt, kus on klient ja seetõttu ta saab ka aru, mida klient räägib, oskab teda peegeldada ja saab teda aidata. Ei anna hinnanguid, vaid inspireerib ja toetab. Ja jooga sarnaselt on vägivallatu teekond. Ja see tegelikkuses tähendab seda, et see vägivallatus kehtib kõikide teiste kohta, kõikide tegevuste, kõikide inimeste, aga eelkõige iseenda suhtes. Ja see on see, mis me tänapäeva maailmas tegelikult iga kord ei tee. Me oleme iseenda suhtes teinekord hoolimatud. Ehk et jooga võib öelda, et me oleme iseenda suhtes vägivaldsed. Me sunnime edasi, tulemus, järgmine saavutus, jälle edasi, praegu pole aega, nüüd on vaja tulemust. Et see vägivallatuse jälgimine ka coachingus on minu meelest väga-väga asjakohane. Ja coach on peegel, tähelepanu, kuulaja ja aitab kliendil ennast kuulda võtta. Jooga seevastu jällegi on abiks kehalise ja vaimse poole ühendamisega. Nii et lõdvestus, see, mida tegelikult inimesed tänapäeval meie selles kiires ühiskonnas tegema peavad, õpetab meid lõdvestuma. Ja sa võid endamisi mõelda. Ja mul on väga hea meel, kui sa kirjutad sellega oma siia samasse chati, et kas sa oled mõelnud, mis on minimaalne aeg selleks, et sa teeksid mõne hädavajaliku pausi, olgu ta kas või mikropaus, et teha restart oma täiskiirusel mõtetele, et pisutki puhata selleks, et iseendas kohal olla, ankurdada sinna teatud olulised tunded ja mõtted. Kui sa tahad kohe seda öelda, siis tõsta käsi ja Sebastian kohe avab su mikrofoniga. Et mis see minimaalne aeg on, et see hädavajalik mikropaus teha? Kindlasti keegi on proovinud ja oskab seda. 2 minutit, 5 minutit, 10 minutit. Seda mõtet võib edasi mõelda ja seni ma tuletan kõigile meelde, kes kursis coachinguga, coachingu põhimõtetega, siis see lõdvestus on sama, mis coachingus paus. See annab võimaluse loovuseks ja meie mõttemustrite avamiseks
ja me saame keskenduda siis, kui me oleme oma keha ja meelega ühes kohas. Nii et ise ennast tunda ja ennast tunnetada on minu arusaamist mööda minu coaching'u metoodikas siis sisend nii joogale kui coaching'ule ehk aru saada seda coaching'u õppimist me alustasime küsimusest, kes sa oled. Joogas on see täpselt sama, kes sa oled ja sa kogu aeg saad järjest rohkem iseenda teada, kes sa olla tahad. Ja hakka minema, hakka kohe minema. Ja meeles tulebki siis pidada seda, et liigne pingutus on liiga suur valu, mis võib tähendada tagasilangust. Paras pingutus on oma võimekuse tundmine ja edasiareng ja tuleb olla vägivallatu nii endasse kui teistesse ja pingutus on sama, mis kannatuse ületamine. Ei ole mõtet neid kannatusi endasse koguda. Veel üks väike niisugune joogamaailmast pärit kujund on see, et inimene, kes on sellise automaattegevuse, pidevalt automaattegevuses ja vastab ainult teiste ootustele ja ise oma valikuid teadlikult ei tee, siis justkui kannaks nägijat oma õlgadel. Ehk et kui sa mõtled kas enda ümbritsevate peale või iseenda peale, kas see võib nagu tuttav ette tulla? Et sa ise nagu ei näegi, aga sind tegelikult juhib keegi teine. Ja raskus on ka veel lisaks õlgadele. Nii et vaata hästi järgi, kas sinu õlgadel on nägija või sa vaatad oma silmadega. Samuti see ütlemine, et coach näitab peeglit ja seda me tõepoolest teeme. Aga joogas on see väljend vägagi omal kohal. Seal öeldakse, tee peegel puhtaks, et sa näeksid selget pilti. Et saada ise nägijaks ja ise ennast juhtida. Mitte kanda kedagi oma õlgadel. Nagu sellel pildil siin. Võin teile siin näitena tuua ka ühe oma kliendi loo ja selle pisikese arengu nende muuhulgas ka joogateraapia maailmast selliste hästi lihtsate ja lihtsasti kasutatavate tehnikatega, kus näiteks oletame, et tema nimi on Juku, ta oli Baltikumi suure organisatsiooni tegevjuht ja esialgne tema kokkuvõte sellest, kui ta tuli coaching usse, et töölaud on liiga täis ja kusagilt peab alustama, aga kõik need asjad on vaja ära teha. Ma usun, et see ei ole võõras situatsioon paljudele. Ja hakkasime siis tegelema ja otsima kõigepealt, mis on see tema suurim kannatus ehk takistus ja kuidas seda siis ületada ja sellel juhul olid siis tegemist juba ka erinevad niisugused ärevuse ilmingud. Hakkasime nendele lähenema lihtsate joogatehnikatega ja ta võttis hästi kiiresti need regulaarselt nii-öelda päriselus kasutusele. Siis, kui need niisugused see ärevus endast tunda andis ja kõigele lisaks hakkas ta tegema ka siis lühikesi selliseid joogapraktikaid ja kui ta järgmine kord tuli coaching'u sessioonile, siis oli juba tuntavalt enesekindlam ja selliselt siis tundi ise, et on suutnud oma kehtestamisoskust ja vaimset vastupidavust suurendada ehk oma säilenõtkust.
ja selle kogu minu jutu lõpetuseks tegin teile siis siia ka väikese tabeli erinevustest ja sarnasustest ja kõige selle kokkuvõtteks ma ütlen, et tegelikkuses nii jooga kui coaching, suur sarnasus on see, et nad annavad inimesele võimaluse valikuteks ja aitavad neid valikuid näha. Erinevused võivad olla mõistetes, erinevus on see, et kui me räägime joogateraapiast, siis tema pakub välja need vajalikud tehnikad. Coach muidugi nõu ei anna. Ja coaching on ärimaailmas mõistetavam. Jooga on siis osade inimeste jaoks sobiv sild coachinguni. Aga eesmärk kindlasti on sarnane mõlemal kujul ehk et inimese pidev areng, heatahtlikkus iseenda vastu, tasakaalu ja eneseusu leidmine, samuti ka see, et vastutus on kliendil. Sest kas ta siis täidab iseendale võetud ülesanded või harjutused või mitte, see on juba tema teha. Ja mõlemad siis liiguvad samm-sammuliselt oma eesmärgi poole, on see siis kas mustrite muutmine kannatustest vabanemiseks või takistuste ületamiseks ja siiski sisemise rahulolu ja tasakaalu poole. Nii et minu poolt suur-suur aitäh tähelepanelikult kuulamast. Nüüd kuulan mina, kas kellelgi on siia juurde lisada mingisuguseid kommentaare, kogemusi, küsimusi ja olen nõus nendele vastama. ma nüüd lubasin kõigil iseennast unmute ida, et siis kui te tahate rääkida, võite vabalt unmute hittida ja küsida küsimusi. Nii, kes esimesena mikrofoni lahti saab, siis see on esimene. See on huvitav, keegi on, vähemalt minu ekraanil paistab, et keegi on justkui joonistanud samal ajal siia nendesse ekraani peale. Kas teil ka on näha? on jah, see on õppetund järgmiseks seminariks, kuidas seda deaktiveerida. Jah, et see on niisugune. Sebastian, kas sinul on küsimusi? Sina ütlesid, et oled ka joogaga varasemalt tegelenud, et mis ja mulle kommentaarid? väga, ma leidsin, et see oli väga huvitav paralleel, see, kuidas sa tõi selle takistus, mida sa tahad ületada nii ärimaailmas kui ka need joogad nendes asanates või nende poosides siis, et kuidas sa pead ennast suunima kannatada seda ebamugavust niikaua, kui sa oled asanas ja hingad. Et see on väga hea paralleel ja see kindlasti elasin kaasa. Mhm. Noh, siin ma näen, et inimesed on ka andnud vastuseid selle kohta, et kui palju neile piisab mikropausiks. Et siin on 10 minutit, 2 minutit, 5 minutit, 10, 2. Jaa. Mhm.
jah, enda jagamine erinevate rollide vahel, abikaasa, lapsevanem, töötaja, ütleb siin ka näiteks Mari-Liis, et kui ma küsisin neid erinevaid takistusi ja kannatusi, vähene uni, vähene aktiivsus, vähene toitumine. Mhm. kas sa kasutad ka mõned sellised hingamismustrid, et kui sa tahad kas või pinget langetada või midagi sarnast, et kui pikalt sa hingad sisse ja kui palju sa hingad kui kaua sa hingad välja, kas sa teed pausi või mitte, on sul mingi selline eelistatud viis, kuidas seda teha? Ja mina teen tavaliselt nii, et ma loen 5-ni, aga mida pikem mu hingamine on, seda harvem ma numbreid loen. Et siis ta on mul alati niimoodi 5 ja tavaliselt ma alustangi kõigepealt peale väljahingamist on paus, teen mõned korrad 5 või 6 korda ja siis tuleb peale sissehingamist ja siis nagu mõlemad korraga, et olen kasutanud ka, kui tekib niisugune ükskord sõitsin Ruhnusse hästi-hästi väikse lennukiga ka vaimsest tervisest rääkima ja siis see lennuk oli nii väike nagu mikrobuss ja sellega oli tõsiselt hirmus sõita ja siis ma kasutasin seda nii-öelda ruudu hingamist 4-4-4, eks ju, et 4 sisse, 4 hoidsin kinni, 4 välja, 4 hoidsin kinni. Et siis tõesti, siis ma praktiseerisin seda, et ükskord on mul nagu olnud sellist noh, tõelist kogemust, et ma vajan ise nagu mingisugust täiesti ärevuse maandamise abi. Et see oli selline, tundus, et olen täiesti looduse meelevallas.